kas näen, et Anton ei olegi kahjuks starti tulnud, jah. Teisel rajal võistlejat ei ole. Antoni rajaks number 2 märgitud. Vaatame selles ujumises esimesed 50, kes on meil kiireim. 5. rada liigub hästi, Kilian Franke. Kilian eilsel päeval võitis ka medaleid, tõesti läheb hästi. Aga Bruno Nopponeni 2.57 on ees kõva aeg. 3. rajal ka Egor Tropeano, ka eilne medalivõitja. Tropeano ja Franke lähevad hästi. Kas võiks meil olla selles ujumises ka 3 minuti raja alistajaid? Tundub nii, et šanssi on. Šanssi on. Kõva vahetusega tegemist. Õige pea mehed on poolel võistlusmaal. 100 läbitud. Kilian Franke ja Egor Tropeano. Seda korda Tropeano juhtimisel juba. Itaalia on asunud juhtima. Saksa sees. Ja Tropeano juhib. Ja pool distantsi veel minna. 100 meetrit veel minna Tropeano. Mõlemad ujuvad nauditava tehnikaga. Kilian Franke ka, aga Tropeano on praegu kiirem ja efektiivsem. Kas 3. poissal võiks olla seal rajal 6 Mateusz Szymanski, poolakas. Ka rada number 1 siin Emil Andreasen liigub 4. koha kursil. Aga Tropeano tuleb võimsalt. Egor Tropeano ja viimased 50 meetrit. No siin pannakse praegu Nopponeni. Kas Nopponeni tulemus võiks ohus olla? Kas 3 minuti raja võiks ohus olla? Kilian Franke pöörab alles nüüd. Tropeano edu on 8 meetrit. Tropeano pöördepunktis. Egor Tropeano from Italy. Last 25 meters. What a sprint, vaadake milline lõpuspurt Tropeanolt. Viimast basseini pikkus tuleb, just nagu poleks distantsi selja taha jäänudki ja Tropeano tuleb praegu võimsalt. Ja kas Noppose aeg võiks ohus olla siit 2.30.19, kõva varuga 2.30.230.19 and the winner Egor Tropeano. What about Kilian Franke, kas Kiliani ja Bruno omavahelises konkurentsis? 2.43.94, Kilian on kiirem, Kilian Franke 2.43.94. Who's gonna be the third? Will it be Mateusz Szymanski?